videolõunatund Nõmme raadios. Tere maailm, ütles kunagi Margus Lepa ja saab ütlema varsti jälle. Vahepealne aeg on olnud murelik, haigus on haigus, väga ära minna veel ei taha, aga arstid tegelevad ja Margus on ka tubli poiss, et suudab seda haigust talu. Küsimus on, ega haiguse vahel on ka vahe, ega nohu on haigus ja kui silmanägemine kehvemaks jääb, on silmanägemine on haigus ja nii edasi. Aga hullud on need haigused, mis ei ole mitte ainult haigused, vaid mis põhjustavad ka valu. Ja see valu talumine ja nii edasi, see nüüd on see patsiendi, patsiendi sellise mehisuse näide või mehisuse näitaja õigemini. Kasutan juhust, et tuletada raamatusõpradele meelde, et alles hiljuti, mis oli nüüd üks kuu aega tagasi, ilmusid kuulsa vene kirurgi, aga samas siis ka Tartu Ülikooli professori ja kasvandiku Nikolai Pirogovi arstipõlve mälestused või mälestused sellest, kuidas ta arstiteaduskonnas õppis. Ja seal siis on igasugused asjad, tähendab ühtpidi haigused ja teistpidi haigused ja operatsioonid ja kupu panemised ja aadrilaskmised ja kõik, mis iganes olid. Ta kirjeldab seal ka mitmeid amputeerimisi, mis amputeerimine on niigi paha. Aga kui amputeeritakse veel ilma tuimestuseta, kujutage ette, mismoodi noodasid siis võisid Pirogovi ajal Tartus välja näha. Kuna ta oli ka sõjaväekirurg, siis mida tähendas amputeerimine rinde olukorras. Aga seda selleks, et Pirogov on tubli arst ja maailmakuulus kirurg ja töötanud, õppinud Tartus ja pärast seda professor Tartus olnud ja Berliinis ja mis iganes. Aga selles mälestuste raamatus on üks huvitav aspekt või mitu kohta, kus ta tegelikult kirjeldab seda, kus ta ise oli haige. Ja kuidas arst tajub oma enese isiklikku haigust, mingis määral mehisusega, aga samas ka teataval määral uudishimuga, eks Pirogov tahtis teada, mis haigus tal täpselt on ja paralleelselt sellega, et ta põdes ja kannatas valu, ta paralleelselt sellega kirjutas ka päevikut, kus ta päevikus pani kirja kõik, mis tal tuntud on ja nii edasi. Nii et ühesõnaga, me kõik oleme aeg-ajalt tõbised ja aeg-ajalt me peame ühte või teist haigust kannatama. Ja arvata nüüd, et arstid on mingid jumalad, kes kõike teavad ja nii edasi, ei vasta tõele ja seda need Pirogovi mälestused räägivad. Need, keda huvitab vähegi Tartu Ülikooli ja teaduse ja muide sealhulgas ka meditsiini ja anatoomia ajalugu, millest me muide oleme ka siin saates rääkinud, väga soovitan, minge vaadake raamatu, kus raamatupoes on veel olemas, ta ei maksa eriti palju, on ilmunud loomingu raamatu, kus Nikolai Pirogovi arsti üliõpilas mälestused. Nüüd aga lähme siis edasi, tähendab, me alati räägime sellest, mis meil siin laua peal on. 3 apelsini on näidendi auks ja kogu Eesti teatri auks ja lugupidamiseks 3 armastus 3 apelsini vastu, mis kunagi lavastati 80. aastate lõpul Viljandi teatris. Ja nüüd, kuna meil on neljapäev, siis just mööda läinud pühapäev, mis oli 4. advent, mille puhul meil on siis põlema pandud ka need 4 küünalt. Nii et ühesõnaga jõulud said eile mööda, advent sai mööda pühapäeval ja advendi tähistuseks ja nii edasi äramärkimiseks on meil siin siis ka need 4 põlevad küünalt. Kuna ma praegu tulin Muhust ja vaatasin, mis asjad Eesti maal toimuvad või mida näha on, kui hakata Virtsust Tallinna poole tulema ja siis sealt samast Kullamalt läbi sõites ja üldse sealkandis Lihula, tore siuke väike linnakene ja nii edasi, siis muidugi, mis on hästi sümpaatne ikkagi Eesti jaoks on see, et Eesti on küünlavalgust ja lihtsalt niisama neid valgusi ja dekoratsioone ikkagi täis.
mitte ainult päris ehtsad küünlad, mida liigub ka, aga ikka kõige rohkem need väiksed küünlad, mis on värvilised ja vilguvad ja plingivad ja nii edasi. Ja ütleme niimoodi, et kui nüüd autoga pimedas sõita, ka vara hommikul, siis tegelikult Eesti on ju tulesid ja tulukesi igatepidi täis ja tegelikult kõik see, mis meid ümbritseb, on tegelikult on väga lõbus, et see nii on. Me juba korra nagu mainisime, aga seda nagu sellise kerge irooniaga või kerge sellise kriitilise hoiakuga, et mis jamas on, et meil hakkavad advendid ja jõulud peale juba kuskil ei tea millal, sisuliselt kuskil poolest novembrist. Soomlased poolest septembrist, et mis jõulud need on, mida peetakse näiteks 25. septembril või 1. novembril. Aga võta või jäta, tähendab tegelikult, kuidas me sellesse ka ei suhtu, tegemist on minu arvates millegi äärmiselt positiivsega. Jõulud on see koht, mis annab meile mingisuguse tähenduse või tähise, et me kõik saame aru, et jõulud on olemas ja jõulud on seotud küünalte ja kirikute ja jõululaulude ja taoliste asjadega, et nende ümber annab tegelikult, ütleme, kuidagi sättida kokku ja üles ehitada, tähendab terve selline, ütleme, jõulumuinasjutt või jõulustoori, mida me mõtleme selle peale, me tunneme seda südames ja nii edasi. Ja kuigi nüüd nende jõuludega on see jama, mis meil ikkagi aeg-ajalt kipub meid kummitama, et lund pole mitte üks piuks. Ja tõelised jõulud ja jõulupildid oleksid just väga toredad, oleksid siis, kui Facebookis näiteks pildid oleks ju kõik palju toredam, kui meil oleks kuskilt võtta ka jõuluvana kõrvale ka valgelt kaetud maa. Ei ole meil mitu aastat seda asja olnud, aga vähemalt nii palju ma nüüd kuulasin küll raadiost selle hommikul, et kuskil jaanuari keskpaigast ja veebruarist ja novembrist peaks meile lumi vähemalt mingil määral maha tulema. Nüüd, kuna ma sõitsin praegu just ja see, siis ma võib-olla peaksin tegelikult ära seletama ka selle, et miks mul sihukene kampsun peal on, ma ei jõudnud teda välja vahetada, aga teisest küljest ega ma väga ei tahtnud ka. Tähendab, see kampsun on tüüpiline puhas 100% Muhu muster. Ja tegelikult seda kampsunit ei nimetata Muhus üldsegi mitte kampsuniks, et teda nimetatakse vatiks, nii et see, mis mul seljas on Muhu vatt. Sellega seoses muide tasub meelde tuletada meie mitmete reklaamiinimeste ja muude kujunduskunstnike arvamust, et Muhu muster, ka see, mis siin on, ja Muhu ka üleüldse on Eestimaa ja Eesti riigi kõige kõvem bränd. Tähendab, Muhu mustrit teatakse, Muhu mustrit nähakse, Muhu mustrit saadakse aru, mida see tähendab ja ongi, et Muhu on kõige kõvem bränd ja paneme kõikide igasuguste linnade ja maakondade ja igasugused sümbolid, olgu vapid või mis nad keskaegadest saadik on, paneme siia kõrvale, mitte ükski neist tegelikult ei jää meelde. Aga see sama Muhu kampsun ja see Muhu bränd on tegelikult ikkagi üle Eesti selge ja tuntud. Võib-olla üks selliseid kohti, mis mulle praegu kohe ette lööb, kus Muhu muster on niimoodi, et ta on ekraanil, TV-ekraanil iga jumala päev, on Eesti mäng, mida veab Rohke Debelak. Ja seal selle tütarlapsel, kes ütleb, mis alast nüüd küsimus tuleb, et ajalugu ja kultuur ja mis ta seal kõik ütleb, tähendab, selle tüdruku seelik tavaliselt on kah tegelikult Muhu mustriga ja Muhu kirjas. Seal on üks väike konks veel juures, et naistel selle Muhu seeliku või nagu nemad ütlevad, siiliku juurde
käib veel ka Muhu tanu. Aga Muhu tanu ei ole päris see sama tanu, mis jällegi mandril on. Muhu tanu on oma kujult ja õmblusviisilt. Tegelikult kasutame väljendit veel kadunud nõukogude ajast nagu pilotka. Ongi siukene. Ja see pannakse pähe. Ja siin 2 korral on mul tulnud Eesti Televisioonile teha siuke raske märkus. Nüüd nad on nagu hakanud asjast aru saama. See Muhu tanu või Muhu pilotka, seda tuleb alati kanda otse. Tähendab, ta on niimoodi sellisel kujul. Aga ju siis kas ammused mälestused nõukogude aegadest või millest see põhjus on, mõnikord Eesti Televisioonis need tüdrukud kippuvad kandma teda viltu. Ja selle peale muhulased ütlevadki, et viltu kannatakse Vene pilotkat, aga mitte Muhu tanu. Aga tegemist on, ja kui me praegu Muhust juba nagu nii rääkima hakkasime, siis võib-olla tasub meelde tuletada ühte asja veel. Nimelt seda, et Muhu vald on Eesti, ja nüüd pange tähele, Eesti kõige õnnelikum vald üleüldse. Tähendab rahulolu ja eluga rahulolu ja oma eluviisi ja eluvõimalust ja kõige sellega on muhulased tegelikult kõige õnnelikumad inimesed kogu maailmas. Kogu Eestimaal. Aga muide, mine tea, järsku maailmas ka. Aga ladna, ühesõnaga need nõndanimetatud, ütleme sellised kuldsed omavalitsused nagu siin samas Tallinna ümbruses või siis Tartu ümbruses, et need nõndanimetatud kuldsed vallad ei olegi kaugeltki mitte kõige jõukamad ja kõige õnnelikumad, nagu üldiselt kiputakse arvama. Nii et Muhu auks veel üks asi, et tegemist on Eesti kõige õnnelikuma kohaga. Põhjusi on kindlasti palju, esiteks muhulased ise on huvitavad inimesed ja Muhu valla valitsus on olnud aastaid suurepärane vallavanem Raido Liitmäe ja kes iganes seal ja teda valittakse alailma tagasi, sellepärast, et ta juhib seda valda väga hästi, väga ühest küljest väga õrna käega, et mitte kellelegi liiga teha, aga samas, et on. Ja Muhu valla eripära võib-olla on veel see, et Muhu vald üldiselt suureneb. Tähendab, inimesi tuleb iga aastaga juurde. Ja võib-olla on selles mõttes Muhust mõtted ka rääkida, et ta on natukene nagu siukene selline eeskuju ka teistele valdadele, sest need inimesed, kes Muhusse kolivad, on enamasti noored intelligendid ja noored spetsialistid, sealhulgas arvutimehed, põhimõtteliselt ka mehaanikud, kõik võimalikud, aga ka kunstnikud ja nii edasi. Muhus elavad näiteks inimesed, kelle nii-ütelda aastatöö tehakse kuskil kuupoole teisega, kes dekoreerivad Harrodsi kaubamaja Londonis. Ja Harrodsi kaubamaja on kindlasti maailma üks kõige tähtsamaid kaubamajasid üleüldse. Ja Harrodsi dekoratsioonid ja kõik need kuuseoksakesed ja asjad kõik, mis sinna juurde käivad ja pannakse, kuuse dekoratsioon luuakse, disainitakse Muhus. Ja need on Muhu mehed, kes sõidavad siis ka pärast enne jõule Londonisse kogu seda nende enda kavandatud dekoratsiooni üles panema. See on selles mõttes, me võime nimetada kunstnikke ja lauljaid ja Muhus on, eks ole, Ivo Linna ja terve rida teisi, et ühesõnaga Muhu vald on suutnud luua sellise miljöö või sellise ruumi, nagu nüüd on moodne öelda, sellise ruumi, kus nii kunstiinimesed, loomingulised inimesed, igasugused moodsa super kõrgtehnoloogia inimesed, kes tegelevad programmeerimise AI tegemisega ja nii edasi, kus need inimesed leiavad, et neil on tegelikult hea olla. See on mingisugune Muhu eriline fluidium, mida on väga raske seletada, aga mingisuguse sellise hästi ähmas ettekujutuse võiks anda Muhust tehtud film Siin me oleme, mis on Juhan Smuul oli
oli ju muhulane ja Juhan Smuuli ausammaski seisab Koguva küla juures. Juhan Smuul, kes vaatab merele, meretuul kisub mantlihõlmad laiali ja siis siin istub tal kajakas õlal ja Smuul siis nagu vaatab sinna mere poole, see on see ausammas. Siin muide väike täpsustus, et selle ausamba kinkis Muhusse Tallinna linn, sest Juhan Smuuli ausammas oli Kadrioru pargis. Õieti ei kinkinud, vaid müüs. On ostumüügi akt ja selle ausamba hind oli akuraat 1 euro. Seal ta seisab. No sellega on muidugi koomiline lugu, nagu muhulastega ikka mõnikord juhtub, muhulased vaatasid seda kajakat Juhan Smuuli ausamba õlal. See kajakas vahib ka sinna ettepoole ja siis lähem uurimine andis muhulastele kinnituse ja teadmise, et tegemist ei ole mitte kajaka, vaid varesega. Ja ausalt öeldes, kuna ma olen ise seda ka just spetsiaalselt selle linnu pärast vaatamas käinud ja tegin isegi endale arvutiga foto ja kodus siis vaatasin, kuulge, ja ongi vares. Nii et tallinlaste arusaam ornitoloogiast ehk linnuteadusest on igal juhul mõnevõrra küsitav. Nüüd, kui rääkida üldse Koguvast ja Muhust ja tollest kandist seal, siis võib olla veel üks selline asi, mis tegelikult saarlasi ja muhulasi nagu väga liidab ja ühendab, on üks ühine mure. Ma arvan, et meie kuulajategi hulgas on inimesi, kes on Saaremaal käinud või siis Muhus ja teavad, et on olemas selline asi nagu Väikse Väina tamm. No see on ühesõnaga 3 kilomeetri pikkune tamm meres sees, mida mööda jookseb maantee ja mööda seda maanteed siis saab sõita Muhust Saaremaale. Saaremaalt siis seal vasakut kätt ja Pöide, paremat kätt ja Orissaare, Saikla, need Tornimäe, need küll. Aga selle tammi probleem on lühidalt selles, et sellel tammil ei ole auke sees. Mis tähendab seda, et 2 pool seda Muhu väina tammi vesi ei liigu. Aga kui vesi ei liigu ja kui ta on mõnes kohas madal ja ta mõnes kohas ongi madal, no ma olen ise katamaraani pealt, mis mul õnnestus kinni sõita ja mul tuli katamaraani pealt maha tulla, et oma see masin sealt kätte saada. No seal on ikkagi kohti, kui võtta nüüd Koguvalt otse Orissaarde, on ikkagi olemas selliseid kohti, kus tegelikult vesi on vööni. Ja kui nüüd vesi on vööni ja pealegi ta ei liigu, sest tammis pole neid auke, no siis on see oht, et mõlemalt poolt Väina tammi vesi lihtsalt kasvab kinni. Ja muide seda on juba olnud ja seda on. Kui seda natuke on, siis on see okei, sellepärast, et sealt saadakse roogu. Ja kui te olete näinud, kas piltide peal olgu siis Muhust või Saarelt, kui seal on rookatused, siis see roog ongi tegelikult tulnud sellest Väiksest Väinast ja selle Väikse Väina, ütleme selle muuli 2 poolt. Kui see nii on, siis on okei, sest see on ehitusmaterjal, mis on olnud saarlaste ja muhulaste ehitusmaterjal sajandeid. Ja see on täiesti eraldi töö, tähendab need mehed, see on väga peenike värk muide seda rookatust teha. Aga need mehed, kes lõpetavad oma suvised tööd, ütleme septembris, oktoobris ära, nii palju kui neil seda tööd sel hetkel on olnud, siis nende järgmine töö ongi see, et nad lähevadki Väikse Väina kallaste juurde ja hakkavad seal roogu lõikama järgmiseks aastaks. Nii et see roog seal on, ei ole otseselt midagi halba, vaid pigem ikkagi head. Aga jama on see, et see roo hulk seal vees hakkab kasvama ja ta kasvab oluliselt ja kasvab suureks. Me oleme seal muhulastega ka igasuguseid asju teinud selleks, et neid auke saaks kuidagi teha. Tegelikult oli ju niimoodi, et selle roo piiramiseks oli terve oma ette, tänapäeval öeldakse projekt või programm või siis nõukogude ajal öeldi plaan
ja oli eraldi plaan selle kohta, kuidas Muhu väina sisse need augud teha. Ja väga suur töö oli ette juba ära tehtud, siis tuli Eesti Vabariik jättis selle töö pooleli ja on jätnud pooleli kuni tänase päevani. Nii et see on üks neid kohti, kus Nõukogude võimu liiga kiire ära lõppemine ei olnud teps mitte hea. Me oleme seal igasugust asju teinud, me oleme seal miitinguid pidanud ja igasuguseid petitsioone kirjutanud ja meil siis selle väikse väina siinpoolses, see on Muhupoolses otsas, on tasuta kontserte teinud Ivo Linna, kes muide elab ka siukeses kohas, et nüüd ütleme, et tema majast otseselt nagu väiksesse väina ei näe. Mul on siuke tunne. Või talvel võib-olla isegi näeb, kui lehtpuud on lehed maha visanud. Ma ei ole kunagi Ivo Linna majas käinud talvisel ajal. Aga igal juhul me oleme teinud oma parima ja kogu aeg jama on ja see on nüüd muidugi Eesti riigi siuke tüüpiline sita keeramine, mis väljendub selles, et Eesti riik siin Tallinnas ei viitsi järgi mõelda, et millega on tegemist. Tähendab, meil on väin, millest läheb läbi tamm. Tammele on vaja auku sisse teha, et vesi liiguks ja vesi kinni ei kasvaks. Aga nüüd on probleem, see summa muide, mis selle augu tegemine maksma läheks, on kuskil, ma mäletan, ma olin ise selle Riigikogus, kuskil umbes 8 miljoni juures. Ei ole ju teab, mis pöörane summa, kui sa mõtled selle peale, et Rail Balticu peale pannakse 70 miljardit. Siis Väina tammikese asi ei olegi üldse midagi nii hullu, aga tüüpiline Eesti Vabariigi valitsus on see, et nad ei saanud kuidagi kaubal, kes neid auke peab tegema, kas lõppkokkuvõttes Maanteede Amet, eks ole, seepärast tegemist on tammiga, mida mööda maanteede poolest kulub, või Veeteede Amet, mis on omakorda seotud, eks ole, selle vee voolamise ja muude selliste asjadega. Ja kuna need kaks ametit omavahel kaubale ei saanud ja pilluti seda ühte kohta ja teise kohta ja nii ta siis praegu sinna jäänud on. Nii et ütleme, need on siukesed Muhu uudised ja Muhu värgid ja ühtlasi Saare uudised ja Saare värgid, millest ma nüüd juhuslikult kukkusin rääkima. Ja siis ma võib-olla rõhutan veel ühte momenti, et Saaremaal, aga see tähendab siis ka Muhus ja Hiiumaal, on Eesti Vabariigi paremuselt 3. raadio. Paremuselt 3. raadio. Eesti riigi parim raadio on Raadio 4, mis on ERR-i venekeelne programm oma kvaliteedilt ja kuulatavuselt ja nii edasi. Number 2 on Nõmme raadio. Ja number 3 on Kadi raadio, mille keskus on siis Kuressaare ja mis on siis Läänemaa, Hiiu ja alt Abruka ja Saaremaa ja need raad. Nii et see kuulub ka veel nende heade asjade juurde, mis on Muhu ja Muhuga ja Saaremaaga seotud. Nii et niisugune värk. Kuressaare väike ilus linn, küünlad, kuusk, jõuluturg, mis iganes nagu olema peab, nii et niimoodi on meil lood selle Saaremaaga. Nüüd ma hakkasin rääkima see kõik, mis ma praegu rääkisin, ma rääkisin Kampsunist. Aga nüüd selle Kampsuni all on särk, millest me oleme ka rääkinud, aga lihtsalt tuletan meelde. Seda särki nimetatakse vaimuliku särgiks. Ja niisugune ta on. Ja kuna jõulud on seotud ka, peale kõige muu seotud ka
usuga ja kristlusega ja jõulujumalateenistustega, siis niimoodi see särk mulle praegu hommikust selga jäi. Ja eks paljud ole ju kuulnud ja teavad, mida jõululugu tegelikult iseenesest tähendab. Et see on seotud Jeesusega, siis kuna mul see särk juba nagu nii seljas on, siis räägime 2 sõna siis ka sellest usulisest tähendusest. Jõuluaeg on seotud Jeesuse ehk Jumala poja sünniga. Selle sündimise ja jõuludega on muide tegelikult üks väga omapärane asjaolu. Et kõik see, mis puudutab kuusepuud ja seda muud rõõmsat jõuluaega, kingituste ostmist ja külas käimist ja nii edasi, see kõik ei ole seotud Jeesusega. Paradoksaalne asi on see, et jõulupuu, jõulukuusk, jõulupiparkoogid ja muud taolised asjad, see on asi omaette. Ja Jeesus lapse sünd on jälle teine asi omaette. See lihtsalt ajalooliselt on kulgenud nõnda, et need 2 asja on omavahel kokku langenud. Kusjuures nende sisuline seos, teda ma ütlesin, et teda ei ole. On ikka küll, sellepärast, et jõulude see topelt tähistamine, see Jeesus lapse sünd ja kuusepuud ja lapsed lugemas luuletusi ja nii edasi, need on lihtsalt ajalooliselt niimoodi kokku langenud ja tegelikult Jumala õnn, et see tegelikult nii ka on. Ühtlasi ma tuletaksin meelde veel ka nüüd, kui me rääkisime Muhumaast, nii palju räägime siis nüüd ka Tallinnast. Tallinnast seda, et Tallinn on see linn, kus maailmas esimest korda pandi üles kuusk kui jõulupuu. Enne seda Tallinnas ei olnud ja seda ei ole olnud ka kuskil mujal Euroopas. Aasta hiljem pandi jõulupuusk üles ka Riias, nii et siit on tegelikult see maailma traditsioon. Seda on väga huvitav alati, kui Ameerikas oled, siis ameeriklaste käest küsid, et aga kus oli esimene kuusepuu ja nad lihtsalt ei tea seda. Ma arvan, et seda võib enamuse tallinlaste käest küsida, kus oli esimene kuusepuu ja nad ei oska sulle öelda, et tegemist on just nimelt Tallinnast alguse saanud traditsiooniga. Ja kes Tallinnas seda traditsiooni alustas ja kust see kõik tuli, on pärit sellisest ühiskondlikust organisatsioonist, nagu oli Mustpeade vennaskond. Mustpead olid... See oli üks kaupmeeste gild või kaupmeeste vennaskond, nii nagu oli, kus juures tegemist oli noorte kaupmeestega, kes ei saanud kuuluda ei suurde ega väiksesse gildi, mis olid tõepoolest tähtsad. Suur gild oli sisuliselt Tallinna kõigi aegade kõige tugevam ja kõige juhtivam partei ja erakond. Nende kontrolli all oli suuresti ka Tallinna raad ehk linnavalitsus ja nii edasi. Aga seal olid lisatingimused. Esiteks selleks, et suurde gildi kuuluda, pidi olema üldiselt enam-vähem pigem ikkagi jõukas kaupmees. Rikkad kaupmehed moodustasid omaette gildi. Teine tingimus oli see, et nad pidid kõik olema meistrid. See tähendab, nad on läbi teinud selle astmestiku alates õpipoisist sellist meistriks. Siis paljud suurde gildi kuulujad või suures gildis omakorda olid sellise kõige kõvema staatusega tsunftide ehk erinevate töökodade vanemad ehk oldermannid. Ja viimane reegel oli see, et nad pidid olema abielus. Kui üks nendest tingimustest puudu on, siis suurde gildi kedagi vastu ei võeta, muide ka väiksesse mitte. Aga Tallinn oli täis noori tegusaid mehi, vanus 25, 30 ja nii edasi, kes olid poissmehed, kelledest mitmedki ei olnud meistrid, vaid olid alles sellid ja valmistusid sinna saamiseks. Aga kes olid samas Tallinna linna võib-olla kõige lõbusamad ja kõige toredamad inimesed, sellepärast, et noored poisid, sellid, raha liikus
no kui mitte neil ei tulnud ette minu pärast selliseid purjuspidusid või mingisuguseid muid huvitavaid seal võistlusi nagu jahilaskmised, seal linnulaskmised kord aastas ja igasuguseid pidusid, tantsimisi, linnatüdrukute tantsitamisi ja nii edasi. No nemad olid ju need tegelikult, kes olid need, kes tegid Tallinna elu lõbusaks, mida Tallinn muide ka oli. Ja Tallinn oligi muide põhimõtteliselt lõbus linn, aga seda lõbusust ja optimismi ja seda kandsid mustpead. Ja mustpead olid need, kes ükskord tulid selle peale, et kui on niigi juba jõulupüha, et tassime siis ühe suure kuusepuu siit Tallinna küljalt, linna keskele, paneme ta püsti, paneme sinna küünlat ja peame seal tõrvikutega pidu selle kuuse ümber ja nii edasi. Nii et sealt see tuli mustpeade vennaskonna, ütleme lõbusa seltskonna ettevõtmisena. Muide, ega ka siis oli ju niimoodi, et ega jõulud ja see kuusepuu ei olnud oma, kuidas öelda, teineteisest väga kaugel. Juba siis hakkasid need asjad nagu kalendaarselt kokku jooksma. Aga veel kord siis, ühesõnaga jõuluaeg on siis see, kus on Jeesus lapse sünd pluss kuusepuu. No seda, kuidas need omavahel sisuliselt nagu algselt ei klappi, on see, et ma tean, et ka meie kuulajate hulgas on vähemalt paar inimest, keda ma tean, kes on käinud ka Iisraelis. Ja need, kes on käinud Iisraelis või veel parem, Iisraelis üleüldse Tel Avivis ja Jeruusalemmas, aga on käinud ka Petlemas, mis on üks väiksemat sorti linnakene, see on see Petlem, on see koht, kus Jeesus sündis. Need võivad kinnitada seda, mida mina praegu nüüd väidan, see, et seal kandis ei kasva kuuse piuksuga mitte. Tegelikult ei kasva seal üldse õieti mitte midagi. Seal tegemist on ikkagi, see ei ole, nii nagu ütleme, pool Iisrael on tegelikult Niineve kõrb. Ja Iisrael on üldse selline stepp ja kõrbemaa, kus ei kasva mitte keegi ega mitte miski. Muide, kui me tänapäeval räägime sellest, et Iisrael on selline hästi jõukas ja rikas riik ja nii edasi, et tõepoolest maailma kõige paremad apelsinid tulevad Iisraelist, ka meile, muide. Sellega nüüd on nii, need kaks on Marokost ja see on Iisraelist, vaadake Iisraeli oma teistest suurem. Nii et seal ei saa seda kuuske olla kohe, mitte kuskilt ei saa olla. Tegelikult ikkagi kõik need maad, mis juudid on seal üles kündnud ja kus nad kasvatavad, kõike mida iganes, kaasa arvatud loomi ja Iisraelil on oma piim ja oma hapupiim ja oma kohupiim ja nii edasi. Tel Avivi kesklinnas piki tänavaid kulgevad palmide alleed ja nii edasi. Ühesõnaga, seal ei ole seda kuuskega mitte kusagilt võtta. Ja selle kuuse peale ei ole keegi tulnud. Ja kui me räägime sellest, et mis pühad on ja nii edasi, siis korraks me rääkisime sellest, aga me võime selle juurde tagasi tulla, on see, et juutidel on praegu käimas püha, mille nimi on Hanuka. Ja Hanuka tähendab teatavat sorti imet, kus juures tähendab ime on see, et sellel ajal, mis oli siis nagu tegelikult ju talvine pööripäev, muide täna on päev juba kukesammukese võrra pikem, sellepärast, et see oli siis eile, isegi mitte eile, üleeile, tähendab teisipäev vastu kolmapäev, oli talvine pööripäev ja oli kõige lühem aeg. Ja juudid tähistasid just nimelt seda pööripäeva kui mingisugust jumala ennet ja jumala värki, Hanuka. Hanuka on siis see aeg, kus juutide küünlajalg, niisuguse kujuga, eks ole? Niisuguse kujuga. Jah, nii. Kus nii pidi siis vist, umbes, jah. Kus siis iga päev
läheb üks küünal põlema, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja kokku on 8 küünalt ja 8 küünal lõpus ongi siis see suur pidu. Teine asi, mis Hanukaga seotud on see, et selleks, et küünlad läheksid põlema nii edasi, oli vaja õlilampi, õli. Ja seda õli oli sügise lõpuks või talve alguseks alles ainult 1 küünla jagu. Aga seda õli tuli iga päev juurde niimoodi, et teda jätkus ka 8 selleks küünlaks. Ja sellepärast nüüd juudid tähistavadki seda püha kui oma imepüha, kus neil on 8 küünalt. Selle küünlajala nimi on menora. Ja no siis vastavalt sellele siis ka see, ütleme niimoodi, see on see õli kasvu või õli suuremaks saamise või õli rohkenemise püha, mis toimub ka siin sama. Ja muidugi, eks seda anna ju tähistada ka nii ja naa ja Hanuka on lõbus ja tore ja väga, väga kena ja väga, väga kihvt püha. Aga mul omal on nii, et minu poeg esimesest abielust ja minu esimene abikaasa oli juuditar ja juutidel on ju niimoodi, et rahvus läheb mööda emaliini. Kui ema on juuditar, siis on ka laps juut või juuditar. Ja ma ei mäleta, ta oli kas 7-aastane või 6-aastane või nii edasi ja siis me kodus nagu rääkisime, et nüüd sa, Anton, pead otsustama, et kas sa oled siis nüüd kristlane ja hakkame käima kirikus, eks ole, seal, kus on ristid ja kuusepuud, või siis sa oled juut ja me hakkame tähistama Hanukat. Ja siuke 6-aastane või isegi 5-aastane poiss reageeris küsimusele väga kiiresti, ta uuris, kuidas kingitustega jääb. Ja kui ta sai teada, et Hanuka tähistatakse 8 päeva ja siin võib eeldada 8 kingituse saabumist, tal ei olnud üldse mitte mingisugust probleemi seoses sellega, et hakata juudiks. Aga kuna pärast seda Hanukat tuleb ka kristlaste uus aasta, siis ta pärast Hanuka lõppu teadustas, et ta nüüd siiski läks kristlaste manu ja tal on vaja kristlikke kingitusi ka saada. Nii et näed, 5-6-aastane mõnikord saab aru, et mis pidi on pühade tähistamine kasulikum. Aga muidugi igasuguseid selliseid asju nagu jõuluvanasid ja nii edasi muidugi juutidel ei olnud. Muide, kas te olete tähelepanu, kindlasti olete tähelepanud, et ka küll televisioonis reklaamid ja tänaval ja nii edasi, et jõuluvanal, kes, ma ei tea, jällegi see on väga huvitav küsimus, milline on vahekord jõuluvanal ja Jeesuse vahel? Et Jeesus on, eks ole, on Jumala poeg ja selline pühak ja nii edasi, aga jõuluvana, mis tema on? Kas ta on kuidagi seotud sellega või mitte ja tegelikult meie see põhivastus ikkagi sellele, et on seotud küll, aga ajaliselt, aga jõuluvana on ikka üks püha mees ikkagi omaette. Ja ta on ikkagi päris jõuluvana, kes käib lastele kinke viimas ja viskab need korstnast sisse ja mida iganes ja nii edasi. Muide seos selle jõuluvana pühadusega ja sellega oli, ma arvan, umbes 25 aastat tagasi, jah, 25 aastat tagasi, oli üks suur probleem Ameerika telejaamas, tuntud telejaamas, üks kõvas telejaamas nagu NBC. Uudised 20-25 minutit ja siis enne ilmateadet siis tuleb siis üks tädikene, reporter, kes räägib umbes sellise loo, et kallid lapsed, et kui te leiate pakid kuuselt, siis ärge mõelge sellele, et seda tõi teile jõuluvana, et jõuluvana päriselt teda et teda päriselt ei ole olemas. Et te peate olema tänulikud oma isale ja emale,
kes teevad iga päev rasket tööd ja teenivad raha selleks, et teil oleks tore lapsepõlv. Ja need kingitusedki on isa ja ema teile ostnud oma tööga teenitud raha eest. Uudiste saate lõpp. Ilma teade. Psjo. See skandaal, mis tekkis üle terve Ameerika, oli midagi enneolematut. Sihukest keegi ütles, et see teade, et jõuluvana pole olemas, oli tegelikult palju laiemalt levinud ja palju sihuke vastukaja tekitav kui president John Kennedy tapmine. Ühesõnaga, kogu Ameerika, võiks öelda niimoodi, ahetas, et mis asi see siis nüüd on. Ja järgmisel päeval selles samas NBC saates ja kõikides NBC uudiste saadetes järgmisel ja ülejärgmisel päeval jällegi enne ilmateadet esines NBC telejaama juhatuse esimees. NBC-d muide vaatab iga päev umbes 40 miljonit inimest. Ja mida see juhatuse esimees siis ütles? Et see tädi, kes eile rääkis ja rääkis sellest, et jõuluvana pole olemas, eksib. Ta võib-olla ei ole isegi päris hea tädi, et lapsepõlves tal jõuluvana ei olnud. Aga meie tahame teatada NBC ametliku seisukoha, juhatuse ametliku seisukoha, mis on selline. Jõuluvana on olemas. Jõuluvana käib laste juures. Jõuluvana viib lastele kinke. Jõuluvana küsib, kas lapsed on head. Jõuluvana soovitab, et olge head eeloleval aastal. Jõuluvana kas teeb teile pai või kui tal on väga kiire, ta peab mujale minema, siis ta jätab teile kingitused kuuse alla maha. Seega, olgu see siis kõigile teada, et NBC ametlik seisukoht on see, et jõuluvana on olemas ja toob lastele kinke. Ja nii oligi. Ja see tädikene, kes enda arvates oli siuke teaduslik ateist või ma ei tea, mis lolluste esitaja ja seda, et igasugune töö tegemine peab ränk ja raske olema ja mis iganes. See tädi löödi minema NBC-st sama päeva õhtul 2 tundi pärast seda, kui ta selle idiotismiga oli televisioonis esinenud. Seega siis, tuginedes NBC-le ja kõikidele teistele raadiotele ja jaamadele, kinnitame ka meie, jõuluvana on olemas. Jõuluvana käis eile ja ta käib järgmisel aasta jõuludel jällegi uuesti. Aga nüüd on üks koht, mis ei ole seotud võib-olla niivõrd jõuluvana enesega, kuivõrd sellega, kuidas on jõuluvana heaks üks asi välja mõeldud. Ma arvan, et kõik, kes on näinud jõuluvana nii ehk naa, olgu siis jõuluvana nukk kaupluse aknal või telekas, nagu ma ütlesin, nii edasi. Jõuluvana kostüüm on punane kasukas, valgete rantidega ja punane müts peas ja kõik see. Vot nüüd seda ei saanud öelda ei NBC ega ükski teine telejaam, et miks pärast ta just tingimata punane peab olema ja kust see punane tuleb. Kui ma ennist saate alguses rääkisin sellest, et see minu muhuvatt on üks kõige, vaid mis on absoluutselt kõige kõvem Eesti bränd, siis teine asi, mis on üle maailma kõige kõvem või üks kõige kõvemaid brände, on see, et jõuluvanal on punane kasukas. Ja et ta üldse on punane. Ja nüüd on siis küsimus, kust see tuleb? Sest ei NBC ega keegi teine, kes ikka julgeb nii väga öelda, et tal ongi punane ja see. Ainus asi, mis punane on põhjapõder. Põhjapõdral on nina punane, see on küll õige. Ja see on ka lauludes igal pool sees.
aga see fufaika ehk kasukas, kust see tuleb? Ja kui ma teile ära ütlen, siis te ütlete, kuidas ma selle peale ise ei tulnud, muidugi sealt ta ju tulebki. Ta tuleb Coca-Cola reklaamist. Veel täpsemalt isegi, muide, kui te vaatate praegu Coca-Cola jooke siin samas Rimis või Selveris või nii edasi, pöörake tähelepanu, et Coca-Cola on punase sildiga. Kõik teised joogid, mis seal ümber võivad olla, näiteks see sama Pepsi-Cola on, eks ole, ju must, selle punasega nii edasi. Aga Coca-Cola on punane ja see oli Coca-Cola firma reklaam, kus figureeris jõuluvana, kellel oli pudel käes ja ta andis seda lastele ja seal oli tal see punane kasukas seljas. Ja selle kohta me võiks öelda niimoodi, et tegemist on järgmise, kui ütleme, kui see on Muhu bränd, siis punane värv ja punane kasukas on Coca-Cola bränd. Võt, niimoodi lood nendest meie jõuludest ja mis seal siis kõigest oli. Aga nagu ma lubasin, et kuna siin see usuline moment on olemas ja mul on see usumehe särk ka seljas, et siis ma lihtsalt tuletan teile meelde, mis lugu selle Jeesuse sündimisega oli. Ja üks asi, mida tuleb tingimata lugeda inimestel, kellel piibel kodus on Matteuse evangeelium 1. peatükk 15. salm kuni edasi. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda koju viimist, et ta ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga siis unes tuli Joosepi juurde Taavet, see on siis juutide kuningas, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sündis, et läheks täide, mida issand on rääkinud prohveti kaudu. No selge. Neitsi Maarja käima peal ja muidugi see on ka siuke rääkimise küsimus. Tähendab, asetame ennast tegelikult Joosepi olukorda. Kõigepealt Joosep oli puusepp ja tal oli Neitsi Maarja, kellega ta oli kihlatud, aga veel mitte abielus. Ehk teiste sõnadega nende vahel polnud mingit vahekorda veel olnud. Ja nüüd ühel päeval Joosep avastab, et ole sa lahke, tähendab, naine on rasedaks jäänud. Muide, kuidas te ise usuksite seda, tähendab, et kujutage ennast ise ette, eks ole, teil on pruut, kellega te ei ole abielus, pruut on rase ja siis kui keegi ütleb seal juures, et ära pööra tähelepanu, see on pühast vaimust. Kui kõvasti te seda asja usuksite? Ega ikka tekitab selliseid teatavaid kõhklusi, kahtlusi küll. Aga Joosepi vägevus oli selles, et ta jäi seda uskuma, kõik juhtus nii, nagu oli mõeldud ja Jeesus sündiski. Nii, ja nüüd. See, mis ma lugesin, oli praegu Matteuse evangeelium, see oli Joosepi lugu. Joosep sai teada, et tal on naine rase ja nii edasi. Nii. Aga nüüd on siis teine on Jeesuse sünnilugu. On niimoodi, et neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. Nii, meie mõistes on siis praegu rahvaloendus. Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. Ja kuna Joosep oli kirjas kui kodanik Petlemma linnas, siis tema jalutas Petlemma linna. Ja nüüd siis Petlemma, kui nad sinna jõudsid, siis jõudis aeg sai täis ja Maarja sünnitas
poja. Ja ta tõi oma esimese poja ning mähkmista mähkmetes ei asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Nad ööbisid laudas. Muide, miks? Mitte sellepärast, et keegi neisse ametlikult halvasti suhtus, vaid nad läksid lauta magama sellepärast, et muid ööbimiskohti lihtsalt ei olnud. Kujutage ette, eks ole, Petlemma linnast, sealt on inimesed üle terve Juudamaa ja Rooma laiali. Kõigile antakse käsk, minge nüüd koju oma linna ja me paneme teid seal kirja rahvaloenduse. Ja kui nüüd sellesse väiksesse linna kõik Petlemma kodanikud tulid, siis on selge, et hotellid ja võõrastemajad ja igasugused muud kohad olid lihtsalt täis. Seal ei olnudki kuskile magama minna. Ja sellepärast nad läksidki sinna lauta ja sinna sõime ja seal siis see Jeesuse sündimine aset leidis. Ja pärast seda, kui see Jeesus laps oli sündinud, siis seal samas kõrval olid karjased, kes karjatasid ja kellele ilmutas ennast ingel ja ütles, et teile on sündinud õnnistegija või pühak ja nii edasi, et minge teda nüüd kummardama. Ja karjased algul ehmatasid ära, aga pärast vaatasid, et okei, lähme ja läksid ja karjased olid siis esimesed, kes kummardasid sündinud Jeesust. Nüüd, võib-olla see üks lause, mis on tähtis võib-olla ka teada, on see, et äkitselt olid koos inglitega taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu ning inimestest hea meel. See inglite sõnum selle sündinud Jeesuse juures tegelikult annab kristluse üht kõige tähtsamat sellist teadet või sõnumit. See on see, et inimestel peab olema maa peal rahu ja armastus. Nüüd siin on üks huvitav konksukene veel asjal juures, et tegelikult neid sihukesi neitsist sündimisi tuli sealkandis Lähis-Idas ette ka teisi. Etruskidel oli Jumal, kes oli niimoodi sündinud, siis ka Kaana inimestel, siis egiptlaste vanadel vaaraadel juhtus nii, et neitsist sündisid ja nii edasi. Nii et iseenesest neitsist sündimine ei olnud, teab mis ime. See oleks olnud ebameeldiv teade Joosepile, eks ole, naabrid hakkavad mõnitama ja kus sul ka alles naine, kes ei tea, kus kohast endale lapse muretses ja nii edasi. See oleks Joosepile olnud suhteliselt ebameeldiv. Aga see ei olnud midagi sellist, mida enne üldse kuidagi juhtunud ei ole. Ja sellepärast oli tähtis tegelikult üks teine asi. Nimelt see, et seda Neitsi Maaria sünnituslugu ja seda, et seda olid ennustanud prohvetid. Prohvet on ennustaja. Mitte päris nii, aga Igor Mang on põhimõtteliselt enam-vähem nagu prohvet, aga kuigi tal päris täpselt kõik need asjad täkkesse ei lähe, aga põhimõtteliselt ta teeb seda, mida prohvetid tegid, ta ennustab tulevikku ette. Ja nüüd on just see oluline koht kogu selle Jeesuse sündimise selle puhul oli see, et seda Neitsi Maaria sünnitamist ja seda inglite hoosiannat ja hõiskamist selle sünnituse puhul ja nii edasi, see oli prohvetite poolt ära öeldud. Ja sellest siis nüüd järeldus, kuna Neitsi Maaria sünnituslugu ja Jeesuse sünnituslugu on täpselt ette öeldud, siis tegemist ongi Jumala pojaga. Sest täpselt nii, nagu Vanas Testamendis on öeldud, näe, Neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale Jumala poja. Nii läkski. Ja selles mõttes võib-olla siin ongi see üks kõige olulisemaid erinevusi, ütleme, kristlaste ja juutide vahel on see, et
kristlased ütlevad, et vot prohvet niimoodi ütles, nii täpselt juhtus, järelikult tegemist oli Jumala poja. Muide, neid prohveteeringuid ehk ennustusi oli veel väga erinevaid, kõikvõimalikke. Muide, lihtsalt üks näide, see juba tagamisest otsast, et on see, et sõdurid, kes lõid Jeesuse risti, jäid sinna risti alla mängima, täringuid viskama ja nad mängisid kellegi mantli peale, üks nendest sõduritest. Ja keegi võitis selle mantli. Ja prohveteering ehk ennustus on, et Jumala poja rõiva peale mängitakse ja võitja saab selle Jumala poja kuue või siis selle mantli endale tervikuna ilma katki lõikamata. Nii oligi, ei lõigatud ja nii jäi. Nii et eks selliseid oli seal veel. Edasi tulid ka igasugused muud sellised ennustused kuni ristilöömiseni välja. Ja tegelikult 30 aasta jooksul Jeesusega midagi erilist nagu väga ei juhtunudki. Ta oli see, kes ta oli, puusepa poeg ja Tisleri poeg ja töötas eeldatavasti koos isaga. Ega ilmaasjata ei ole Ameerikas mingid ärimehed välja käinud selle idee, et issakene, kui saaks nüüd kätte mõne Jeesuse tehtud voodi või tabureti, küll sellel oleks alles hinda. Kui näiteks selles samas Sothbysi oksjonil või müüakse taburet, mille tegi Jeesus, nagu ette mitukümmend miljonit või mitusada miljonit oleksid tõsiusklikud kristlased valmis sellise asja eest maksma. Aga okei. Nii et sisuliselt 30 aastat ta tegelikult millegi erilisega silma ei paistnud. Ja lihtsalt ühel hetkel ta lihtsalt leidis, et nüüd on õige aeg käes ja hakkas jutlustama. Ta lihtsalt liikus ringi Lähis-Idas mitmetes kohtades, Galileas, Kaanamaal, Betlemas, kus iganes ja kuulutas, üks tema selliseid kuulsamaid lauseid on parandage meelt, sest maailma lõpp on lähedal. Siis teine tema väga tähtis selline ütelus ja ütlemine on see, et maailmas on 3 sellist olulist omadust või 3 moraalset lausungit, mis koosnevad siis usust, lootusest ja armastusest. Usk, lootus ja armastus. Ja Jeesus lisab siia juurde, aga neist kõigist ülem on armastus. Ja see on nüüd see rahu ja armastuse sõnum, mida ka inglid kuulutasid pärast seda, kui Jeesus oli sündinud. See aeg ei olnud eriti pikk, aasta kopikatega, mille jooksul Jeesus jutlustas. Ta käis ringi ja rääkis tegelikult kogu aeg ühte ja seda sama lugu laias laastus, et elage vooruslikult, elage hästi, Jumala riik on lähedal, parandage meelt ja nii edasi. Ja see sõnum oligi siis tema siukene armastuse sõnum, nagu see oli. Ja see teebki ristiusud teataval määral eriliseks. Nagu meie peapiiskop Urmas Viilma kirjutas, Kristuses ei ole sellist usuraasugi, mis õigustaks tapmist või sõjapidamist. See ei tähenda, et kristlikke sõdu poleks olnud, eks ikka. Aga viimane ususõda, mis oli, enne seda mõelgem ristikäikude peale, kus ristirüütlid läksid Lähis-Itta Jeesuse hauda päästma. Või saratseenide ja kõigi nende mitteusklike käest või valeuskike käest päästma. Ega tegelikult siia tuldi ju ka teataval määral, mingil määral sõjalise jõuga.
ainult üks oluline vahe on selles, et Eestit ei ristitud, ei mõõga, ei tulega, nagu on see väljend mõõga ja tulega ristitud maa. Ei ole, siia tulid eeskätt ikkagi vaimulikud preestrid, kes ristisid veega, nagu omal ajal Johannes ristis Jeesuse veega Jordani jões. Nii et oli küll, aga tegelikult üks siuke suur ja lai siuke ristisõdade laine kannab nimetust Ainsuses ja see on siis 30-aastane sõda 1618 kuni 1648. Ja see oli ususõda, nii et ikka oli. See oli siis põhja poolt Rootsi ja Alam-Saksamaa ja alt poolt siis Poola ja Ülem-Saksamaa nii edasi, kus oli sõda siis sõda protestantide ja katoliiklaste vahel. Ja kui see sõda läbi sai, siis oli tegelikult ka nii, et kõik ristisõjad olid sellega täielikult lõppenud. Langetati otsus, et iga kuningas, iga keiser, iga vürst võib kehtestada oma riigis sellise usu, nagu ta tahab. Kui vürst on katoliiklane, siis võib olla usk katoliiklik. Kui vürst on protestant või kuningas nagu rootslaste puhul, taanlaste puhul, siis võib olla usk protestantlik, ükskõik millises protestantismi variandis. Ja sellest on see väljend, et kelle keiser, selle usk. See lõpeb. Ja sellega 1648 oli ususõdade aeg kristluses läbi. Ja pääses võimule ikkagi see armastuse käsk, millest me siinkohal juba rääkisime. Ei tähenda, et sõdu enam ei olnud. Oli ikka. Võtame ainuüksi Prantsusmaa ja Saksamaa vahel oli tükki 3 19. sajandil 1870 näiteks üks neid viimaseid, kus sakslased jõudsid praktiliselt Pariisini. Kõik võimalikud muud sõjad erinevate poliitiliste jõudude vahel, minu pärast kas Taani, Rootsi sõda ja kes iganes. Aga nende sõdade põhjused ei olnud enam ristiusklikud. Sellega oli lugu lõppenud ja armastuse käsk selles põhilises tähenduses jäi siis ka domineerima. See muide teebki meid väga erinevaks islamist ja igasugusest muust sellest seltskonnast sel lihtsal põhjusel, et islam on väga noor usk. 6-7 sajand. Ja islam on praegu kuskil seal, kus meie olime enne 30 aastast sõda. 10., 11., 12. sajand. Ehk teiste sõnadega me võime laias laastus öelda, et nad on meist vähemalt 600 aastat maa jäänud. Ja eks me peame siis neid taluma sellisel kujul, nagu nad on, aga selles teadmises, et kui mõnikord islamistid ja moslemid arvestavad öelda, et Koraanis ei ole mitte ühtegi sõna öeldussõjast ja tapmisest ja muudest sellistest asjadest, siis selle peale me ütleme, halloo, kus värk teil ikkagi käib. Selle sama sunna järgi, eks ole, mis on üks nende pühasid raamatuid ja nii edasi. Et meil on olemas ISIS, islam, meil on Taliban, meil on Hamas, mis on, ja mis te tahate siis öelda, et selle taga nagu õieti midagi nagu ei olegi. Nii, nüüd mul oli siin igasuguseid asju siin Venemaast ja värkidest ja nii edasi, aga kuna praegu on siuke püha aeg ja siis jätame selle järgmiseks korraks, ma hoian need lehekesed endal alles ja sellest me hakkame järgmine kord rääkima. Aga praegusega siis, ma ei tea, järgmine neljapäev vist siis, eks ole, ja teeme siis järgmine neljapäev. Näed, mis see siis nüüd oli? Kuule, see on juudi usk tagurpidi. Juutidel läks
rohkem põlema, aga meil läks vähe. Aga no hea küll, need ei ole ka harukaküünlad, need on lihtsalt niisama. Ja lihtsalt veel põletage oma küünlaid ja asju veel ikka kaua, sest täna on ju, või praegu on ju see õnnelik aeg, kus pühad on piisavalt pikad. Ja no siis head pühade jätku, head aasta lõppu ja mingu teil kõik kenasti ja kõik, kes haiged on, saagu terveks ja nii edasi. Ja ma kasutan siis ka juhust, et nüüd kohe väga tänada kõiki neid, kes on meid toetanud ja meid elus hoidnud. Ja kuna see on siis üks selliseid viimaseid sellel aastal, siis aitäh kogu terve täieliku nii suure aasta eest, mis me oleme saanud eetris olla ja loodame, et me järgmise nii suure aasta oleme eetris jälle. Nii et aitäh teile! Saade on salvestatud 2025. aastal.